Tere järjekordset pühapäeva. Täna hommik oli juba päikesepaisteline ja lumigi on meie kandis niimoodi peaaegu ära sulanud, kuigi väljas veel tööd ei tee. Ja nagu eelmine kord ma üritasin teha projekti oma kasvuhoonega, see ebaõnnestus ja ma ei ole selle nädala jooksul jõudnud projektiga jätkata. Esiteks tööl käimise väsimus juba ei lase seda teha ja nüüd siis nädalavahetusel, kui eile oli juba täitsa vaim peal, et lähen ja teen, no mida sa teed, kui sõrmed külmuvad ära, sest meil oli siin ikkagi päris külm ja lumi maas ja sadas juurde alles õhtu hakul hakkas päike paistma, et oleks võinud midagi teha, aga nagu ma ütlen, kui sõrmed külmuvad ära, siis järelikult ei tohi. Tänase tunni teema on kohalolu. Ma tean, paljude jaoks on see arusaam või see termin täiesti mõistetamatu, sest aga ma ju ei tunne energiaid, aga ma ju ei oska, mida ma pean tegema. Aga kohalolu kui selline ongi just see, et sa ei pea tegema mitte midagi sellist, mis on teiste poolt ette määratud. Kohalolu on toimetamine vastavalt oma valmisolekule midagi teha, vastavalt hetkeolukordadele, mis parasjagu sinu ümber toimub ja taas meenutame siis neid küsimusi, mida endalt küsida, kui te näete, et keegi teine on mingisse olukorda sattunud. Kas see on olukord, kus ma peaksin midagi tegema? Kas see on olukord, kus ma saaksin midagi teha? Mis selles olukorras on sellist, mida mina saan teha? Ehk siis me ei saa teha teiste inimeste eest mitte midagi, sest me võtame lihtsalt nende ülesanded ära. Me saame olla olemas, kui inimene vajab su tuge. Siin on jälle vaja väga oluline endale selgeks teha, et sa ei lähe aitama selleks, et olla hea inimene, vaid sa lähed aitama selleks, et sa sel hetkel tead, et sa saad seal midagi olulist ära teha, et sa saad inimest toetada nii, et ta ise saab edaspidi juba ise edasi toimetada, sest see, kui me lähme kedagi teist aitama, on see olukord, kus me võime tegelikult teha halba ja võime teha halba just sellepärast, et ma teen ise ära, et mul läheb see kiiremini. Loogika, eks. Ma teen ära ja sinu jaoks ei jää mitte midagi, kui ainult vaadata. See oli vist Peaasi või? Kellel on selline tore video tehtud, et kuidas lastele asju õpetada, et
jah, ei ole minu asi seda täpselt edasi anda, sest koheselt läks mul järjekord meelest ära, aga mis on nagu hästi oluline ja mis on ka praegu nagu oluline selle teema juures, on see, õpeta mind tegema, kaasa mind, siis ma õpin, siis ma hakkan oskama. Kui sa näitad mulle, siis ma unustan. Kui sa räägid mulle, siis ma ei pruugi isegi kuulda. Ehk siis, kui me läheme teist inimest aitama ja me teame, et meis on olemas see, mida ta vajab, ehk siis just nimelt seda õppetundi, seda õpetust, seda juhendamist, siis me ei tohi laskuda selleni, et me teeme midagi teise inimese eest ära. See on väga oluline meeles pidada täiskasvanutel, kui nad tegelevad lastega, kui nad on lapsevanemad, sest sa pead usaldama oma last piisavalt, et ta õpib olukordade lahendamist ja neist välja tulemist. Kui sa lükkad lapse kõrvale, siis esiteks see tekitab trotsi ja lapse jaoks see hetkes kohal olemine võib juba järgmine kord mitte tekkida. Ma tean, väga tihti tehakse seda ja ka mina pruutus. Ka mina olen teinud oma tütrega seda viga, et ma olen ta lükanud eemale, ma teen ise. See tähendab seda, et sa ise ei ole täielikult hetkes kohal. Sa püüad elada tulevikus, ma teen selle kiiresti ära, ma teen selle ära, siis on see ära tehtud ja ma saan minna edasi. Ehk siis just see samune tulevikus elamine. Kui sa ei püüa minna pidevalt kuskile järgmisse kohta, järgmise tegevuse juurde, siis on võimalus, et sa õpid olema selles hetkes. Sa oled selles hetkes ja sa teadvustad, mida sa parasjagu teed. Kui sa töötad teise inimesega koos, võtame siis selle sama näite, et sa õpetad lapsele või teed koos lapsega midagi, siis laps peab saama ise seda kõike proovida. Sinul peab olema nii palju kannatlikkust, et lubada lapsel seda teha, harjutada ja see annab selle koos olemise ja kohal olemise efekti. Laps mäletab palju täpsemalt neid hetki, kui sa olid olemas ja lubasid tal teha, kui seda, et ma teen kiiresti ära. Nagu ma ütlesin, ka mina olen omal ajal olnud selline kärsitu tulevikus elaja ja ma tahtsin kohe nüüd ja praegu ja mis asja, mul ei ole aega, kuni laps sellega kobistab, eks ole. Ja ma võin siin vabanduseks tuua oma meeleseisundi, oma vaimse tervise, aga see ei oma tähtsust tegelikult. Tähtsust omab see, mida laps mäletab. Ja sa võid lapsele hiljem selgeks teha, et vabanda, ma ei olnud kõige parem, on ju. Aga siin ongi jälle parem või halvem, see on hinnang. Põhiline on see, et sa oled kohal. Sa oled olemas, et sa oled hetkes, mitte ei kiirusta järgmisesse hetke või järgmise tegevuse juurde. See on see meie maailma kella järgi elamine ja kiirustamine, et kõik peab saama nüüd just täpselt nii, nagu ta peab saama.
et meid on õpetatud olema täpsed, kõik peab olema normeeritud, kõik peab olema kella pealt ja korratav. Ehk siis see korratavuse teema tulebki nii-öelda teaduslikult tõestatud teemade juures. Kui me hakkame nüüd vaatama sedasama teaduslikult tõestatud asju, mille puhul on teadlased järgi jõudnud alles 30 aasta jooksul, siis on väga oluline meeles pidada, et tegelikult on meie rahvas, meie rahvas ma nimetan siis nõid inimesi ja neid nõid-inimene on jah, natuke halb nimetus, no pigem siis loodusinimesed ja siis need, kes ongi tulnud siia hoopis teistest universumitest. Ehk siis meil on olemas see teadlikkus, kuidas asjad on. Anneli tutvustas mulle siin üks päev väga toredat raamatut, mille pealkirja ma jälle ei mäleta, mis siis täiesti eesti keeles on olemas inimese disain, ehk siis nii nagu mina kasutan aeg-ajalt väljendit mudel, inimese mudel, ehk siis millest on tekkinud teisikud, täiesti erinevates paikkondades sündinud, täiesti reaalselt erinevate vanemate lapsed ja näevad välja nagu kaksikud. Praktiliselt ühte nägu, ühe iseloomuga. See on just nimelt see mudeli teema. Kaksikleekidest nii palju, kui nüüd kaksikuid võtta, et neil on omadused, on ühed ja samad, aga harjumused, mõttemustrid, maailmanägemus on tulnud juba sellest, mis on neid ümbritsev keskkond neile sisse söötnud. Seesamune sissesöötmise protsess ongi see, mis meid tegelikult hoiab kinni mingis võõras mustris, mis ei lase meil omaks võtta iseenda päris mina. Ja selleks, et sedasama päris mina tõeliselt üles leida, on meil vaja õppida olema hetkes siin ja praegu. Ma teen oma saateid samamoodi just siin ja praegu olemisega, sest nii nagu eelmises saateski oli näha, ma juba pidevalt mul aju töötas projekti kallal ja ma läksin väga lihtsalt teema pealt ära ja hopp, tekkis mul see teine mõte, mis juba tahaks ka nagu lahendamist saada. Ehk siis, kui sa oled hetkes, sa ei kiirusta, sa ei püüa hüpata üle käesolevate tegevuste, vaid sa pühendud selle hetke tegevustesse täielikult. Tulevikus elamine on ka hirm tuleviku pärast. Selle juures on oluline tähele panna, et loomulikult meid on kasvatatud selliselt, et me peame olema veendunud iseenda turvalisuses selleks, et meil oleks talveks toiduvarud, selleks, et ei tekiks 1648. aasta näljahäda, eks ole.
Annele võib kommenteerida, kas see aasta oli õige, sest tema piirkonnas on see nälja-aasta ausammas või märgukivi. Aga see kõik on tegelikult nagu ongi, eks ole, see on minevikus toimunud sündmus, mis on õpetanud inimesi käituma selliselt, et neil oleks tagavarad selleks, et neil oleks toimetulek, et pidevalt mõeldakse, et aga mis saab homme? Aga ära mõtle selle peale, mis saab homme. Sa lihtsalt, Accessis on väike tööriist, eks ole, et kõik sissetulekud, mis sa saad, ära kasuta kohe ära, vaid pane lihtsalt 10% sellest kõrvale. See on sinu tulevikufond. Küsite, et kas mul see õnnestub nii lihtsalt. Õnnestub siis, kui ma ei libastu. Ja tänu sellele õnnestumisele sain ma teha oma tütre perele kingituse kurgikutsika näol. Armas elukas. Ja see tegelikult need kutsikad ei ole odavad, eks ole, aga mul oli see võimalus ja ma tahtsin seda teha. Ma teadsin, et nad soovivad midagi ja mina tahtsin. Ja kõik need asjad jooksid hästi niimoodi kenasti kokku, et lihtsalt see järjepidevus oli olemas. Otse, ma pean, ma tahan, ma saan. Erineva energiaga sõnad, eks ole. Eile oli Tuoneljas vist selline film nagu õnne käsiraamat või õnneliku olemise käsiraamat. Ja seal õde andis oma õele nõu. No mitte nõu, aga avaldas oma õnneliku olemise saladuse. Ja selleks oli, kui sa hommiku tõused üles ja sa tunned, et asjad ei lähe nii, nagu sa tahad. Ära ütle endale, et sa pead üles tõusma. Ütle endale, ma saan üles tõusta. Ära korda endale, et sa pead tööle minema. Ma saan tööle minna. Ära ütle, et sa pead oma lähedasega ära leppima, selle teema lahti rääkima, vaid ütle endale, et sa saad seda teha. Sul on see võimalik teha. Ja nagu te aru saate, kui te enda sees neid sõnu nüüd mängitate, siis ma saan, mul on selleks võimalused. Ma tahan seda teha. Ja kogu see raskus nihkub ära. Mitte see, et ma pean olema inimesega viisakas, mitte ärrituma, vaid pigem võta endale vaatenurk, et ma saan. Ma saan olla selle inimesega viisakas ja minu otsus on see, kas ma lähen endast välja või ei lähe. Ma saan. Inimsuhetes on see kohalolek just sellepärast oluline, et me ei tea, millal teist inimest enam ei ole. Ja kui sa võtadki kogu elu selliselt, et ma saan seda teha, ma saan olla
siin ja praegu. Ma ei pea kuskile kiirustama, ma saan olla kohal. Siis tegelikult sa lahendad oma olukorrad hoopis teisiti, sa oled olemas oma lähedase jaoks, lähedaste jaoks, oma laste jaoks. Ja mis puutub töö tegemisse, paljud teevad tööd, mis neile tegelikult ei meeldi, mis on nii-öelda hädasunnil raha sissetuleku pärast. Aga siin on ka see koht, et sa saad tööle minna, sul on töö, mis toob sulle raha sisse. Nüüd on järgmine koht. Aga ma ju saan endale valida selle töö, mis mulle annab hingetoitu. Mis on hingetoit? Hingetoit on see, kui sa teed midagi lihtsalt selleks, et see annab sulle tiivad, see annab sulle tulemuse nägemisest hea tunde iseendas. Ma saan seda teha, ma ei pea mitte kellelegi midagi õpetama, ma ei pea teile neid saateid tegema, aga ma saan neid teha. Mul tekivad ideed, mul on olemas tehnika ja ma saan need eetrid üles laadida YouTube'i. Nii kaua, kui mul lastakse, eks ole. Sest me kunagi ei oska öelda, millisel hetkel arvatakse, et inimese enda sisemine areng on valitsevale klikile ohtlik. Nüüd küll on asjad juba nii kaugel, et sellel valitseval klikil on sõnaõigust vähemaks jäänud ja see ei takista neid siiski veel tõmblemast selle nimel, et hoida kõike seda enda kontrolli all, kuid olukorrad kui sellised on selliseks muutunud, et ega neil enam pikka pidu ei ole. Ma ei räägi siin tulevikust, ma räägin täiesti oleviku nähtustest, mismoodi püütakse oma eelnevaid väljaütlemisi tasandada, oma eelnevaid väljaütlemisi ümber sõnastada, sest meile on sõna otseses mõttes pidevalt valetatud ja see valetamise normaliseerimiseks on ka tegelikult loodud praegu see sari valetamisklubi. Ütlen ausalt, ma ei ole seda sarja vaadanud. Mulle piisas sellest pealkirjast, kui ma leidsin, et see ei ole see, mida peaks tegelikult jälgima. See ei ole see, mis annaks midagi juurde, sest see normaliseerib valetamist. Minu jaoks on see kuidas siis öelda? Manipulatsioon, taaskord, eks. Samamoodi nagu oli aastaid tagasi, hakkasid tekkima modellid, kellel ei olnud
ei puusa, ei rinda, nagu mu kolleegid ütlesid, ei tissi, ei tussi. Ja mu kolleeg psühholoog, kes siis ütles, et pane tähele, et praegu sellise hoiakuga meedias ja seltskonna ajakirjades varsti läheb laste pilastamine avalikuks, soosituks. Mis ma saan öelda, tal oli õigus. Praegu küll veel ei võta inimesed seda kui normaalsust, kuid see on siiski väga kõrgetes ringkondades täiesti normaalne ja seesamune niinimetada Epsteini nimekiri, mis siis sisaldab kõrge positsiooniga inimesi, rikkaid inimesi, kes siis kasutasid neid samu varastatud lapsi tegelikult oma ihade rahuldamiseks. Ja siit sellest samast ka just seesamune, et see tehti normaalseks selleks, et nemad saaks oma ihadega lihtsamalt tegutseda. Millega see sõltub praegu kohalolekus või seostub? Seostub sellega, et meil on väga suur väline surve muuta oma hoiakuid. Meile mängitakse ette teatrit, mis tehakse meie ajule vastuvõetavaks. Zombi apokalüps. Elavad surnud oli vist selle eestikeelne pealkiri. Samuti sari, mida ma ei ole jälginud lihtsalt nendel põhjustel, et minu jaoks on ta tühi. Kui ma oleks teda jälginud, kindlasti oleks seal ka selliseid vaimseid tõdesid nagu truudus, kokkuhoidmine, pere kaitsmine, aga see on taas see, et meie aju õpetatakse toime tulema jäledustega. Ja kui te tähele panite, siis tegelikult see film tuli eetrisse mõned aastad enne seda vaktsiiniteemat, kui tegelikult muudeti inimeste genoomi, kus keegi ei teadnud, mis on tulemuseks. Nendes erinevates vaktsiinifilmides on tihtipeale just see fakt toodud välja, et haigus ise ei olnud ohtlik. Ohtlik oli see, mida hakati süstima inimestele ravi nime all. Ehk siis underground ei olnud. Legend. Siis oli see vihmavarju all, ühesõnaga ka mingisugused erinevad. Neid filme on tegelikult mitmeid, aga nagu ma ütlen, mul on nimede peale halb mälu ja kui ei ole see otseselt oluline, siis need ei tule mul meelde. Kuna tegu on kohalolekus, siis ei tule meelde, ei ole sel hetkel oluline, kuid info kui selline on edasi antud, et tegelikult on seda meile läbi lillede jagatud kogu aeg.
mis on tõde ja mis on vale. Samas meie aju treenitakse normaliseerima seda, mis tegelikult toimub. Sellesama teatri sees öeldakse meile ka selgelt välja, miks ja mis selle najal tegelikult tahetakse või taheti teha. Kohalolek. Kohalolek on samuti just see sama energiateadlikkus, ehk siis kui sa tunned, et mingi asi toimub, sa tunned, et nüüd on vaja kuskile poole liikuma hakata. Sul on kaks võimalust. Sa kas keelad endal seda märgata või vastupidi, sa annad endale loa mõista. Mitte see, et sa otsid vastust. See on jälle see otsimise protsess ja siis sa võidki jääda otsima, vaid sul on ülesandeks mõista, mis toimub. Kui sa lubad endal mõista, see tähendab, sa näed, on mingi info. Sa tunned, et see on oluline, aga sa ei saa tast aru. Ei ole vaja hakata ennast piitsutama, näe, ma olen vilets, ma ei saa aru, ma olen mingisugune teisejärguline, vaid kõik, mis sul on vaja teha, on see info läbi töötada, anda ajule käsklus seda mõistma hakata. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, sa annad ajule käskluse seda infot mõista ja siis liigud sa edasi järgmise asja juurde. Sa jätad selle info ajule puremiseks. Ehk siis hakkab tekkima see pakendi avamine, zip-faili avamine, eks ole, extension, laiendamine. Ja siis mingil ajahetkel peale seda, sa isegi absoluutselt enam ei mõtle selle teema peale. Lambiki lööb põlema, et nagu vau, et aga need asjad on ju sellised. Just selline hetkes olemine ja mõistmine on väga oluline teekonnal iseendasse. Miks? Tegelikult väga lihtne. Meid on õpetatud selgeks õppima ette antud teksti väga harva, kui võetakse vastu meie tõlgendust sellest infost, vaid me peame edasi andma just selle info, mis meile anti. Vaatamata sellele, et me ei saa sellest aru. Teekonnas iseendasse on aga hoopis tähtsam just see info arusaamine, see mõistmine, et hästi, see peaks nüüd olema seotud selle olukorraga. Mida ma saan sellega ära teha? Kas ma saan sellest praegu aru? Okei, ei saa. Annad ajule käskluse
see fail tuleb lahti pakkida ja arusaadavaks teha. Alles siis, kui sa suudad oma sõnadega edasi anda õpetuse mõtte, alles siis oled sa mõistnud, mida sulle on õpetada püütud. Ma tean, mis sõnadega ma oma õpetusi jagan, ma tean, mida ma kellelegi olen rääkinud, mitte et ma mäletaks sõna-sõnalt. Küll aga ma tunnen ära, kui mulle antakse seda infot minu enda sõnadega. Ja see on see koht, kus kohas minu jaoks tekib väike tõrge, sest inimene püüab näidata, et näe, ma olen sind kuulanud, näe, ma olen asjad pähe õppinud, aga ta ei suuda seda enda sõnadega, ta ei suuda seda infot peegeldada. Ümbersõnastamine on viis peegeldamisest. Ehk siis nõustamise üks põhitõdesid. Sa ei korda, mida inimene sulle räägib, vaid sa sõnastad selle ümber ja annad talle tagasi selle eesmärgiga, et kas see kujund, mille sina oled tema jutust vastu võtnud, on see, mida ta tegelikult algselt mõtles. Selleks, et mõista tihtipeale, mida inimene oma asjadega mõtleb, on inimesel endalgi tihtipeale raske. Kui sa ka oled tema halas, tema mure jagamises tõeliselt kohal. Ja sa suudad selle teiste sõnadega ümber panna ja talle tagasi anda, siis tegelikult inimene hakkab ise ka mõistma, mida ta tegelikult vajab. Vähe on kasu sellest, kui sa ütled, et jah, sul on paha. Oi, sa oled vaesekene. Hoopis rohkem on kasu sellest, kui sa tõlgendad selle lahti sellisel kujul, et võtame minu enda kogemuse, eks ole. Ma olin tõeliselt katki tänu sellele, et mu kaksikleek lahkus siit reaalsusest. Mulle andis palju rohkem kaasa see vestluspartner, kes suutis selle tõlgendada ümber kogu selle info ja anda mulle tagasi ja pannes sinna isegi natukene mingisugust, mitte teist teadmist, vaid just seda, mida tema sellest aru sai. Ehk siis ma sain selle sama valu teise vaatenurga. Miks ma räägin kogu aeg, et huvitav vaatenurk? See annab võimaluse just nimelt aktsepteerida seda, et teisel on teistsugune vaatenurk, mis siis, et mulle see vaatenurk ei sobi. Aga huvitav vaatenurk.
See on sinu vaatenurk, sul on õigus alati oma vaatenurgale. Ja see ei muuda asja olemust, seda olukorra olemust, aga annab võimaluse ka minul näha seda teise nurga alt. Ahah, et niimoodi saab ka seda asja näha. Nõustamise juures on hästi oluline mõista just seda, et kui sa lähed inimesega vestlema nagu liinitööd tegema, siis sellest ei ole kasu. Kui sa vestled inimesega nii, et ongi sina, see inimene ja see hetk, sa ei püüa minna järgmise asja juurde, sa ei püüa teda paika panna, sa ei püüa teda sundida midagi tegema. Olin ise just ühe vestluse juures, kus inimene oli väga halvas seisus ja psühholoog üritas siis panna teda ennast kokku võtma. Ja kuna ma olen empaat, siis ma suutsin, ma eeldan, et see oli nüüd et selle inimese sisemine tunne. Samas ma tean, et kui keegi oleks mulle selliselt peale lennanud, siis oleks lihtsalt minema kõndinud. Hullemal juhul oleks talle korralikult vastu andnud. Me saame teha, toetada, olla. Me ei pea midagi tegema, olema, liigutama. See, kui sa oled siin ja praegu ja mida rohkem sa praktiseerid seda kohalolekut, mõistes, mida see tegelikult sulle annab ja mida see tegelikult kogu selle protsessina tähendab, seda lihtsam on teha asjad õigesti. Mitte selles mõttes õigesti, et keegi on öelnud, et vaat nii on õigesti, vaid õigesti selles mõttes, mis on selle hetke olukorra või projekti parim lahendus. Just selles mõttes õigesti. Ja kui sa teed endale midagi, siis ei ole ju oluline, et sa teed kellegi teise poolt ette nähtud raamistiku järgi, vaid sa oled selles olukorras, sa töötad oma peas selle asja läbi ja sa teed ise enda jaoks parima mudeli. Su naabril näiteks võib olla samasugune asi, aga tema jaoks sinu mudel ei sobi. Ta on teinud endale ise oma mudeli. Mida me tegelikult endast tahame? Inimesed, kes on jõudnud oma otsingutel minuni, on tunnistanud, et nad tundsid, et nad vajavad midagi uut. Mitte uut selles mõttes, et teistsugust kui see, vaid uut, mis toetaks nende sisemist vajadust, uut teeotsa, millest edasi minna, sest eelmine
elu on ammendunud. See on täpselt seesama, mida ma olen rääkinud ka eelnevatel kordadel, et kui inimesel on mugav oma hädades olla, siis sa võid pea peal seista, aga temast ei saa liikuma. Ta lihtsalt, ta võib teha näo, et ta tahab, aga tal on mugav seal, kus ta on. Ta isegi ei püüa võtta uusi vaatenurki, ta isegi ei püüa seda sisemist mustrit muuta. Ja ta sõnades ütleb, et aga ma ju töötan kogu aeg endaga. Aga siin on seesama koht, et endaga töötamine selleks, et sa saad seda teha või selleks, et nii-öelda õpetaja nõuab sult seda teha, on täiesti kaks erinevat asja. Jonn. Mis selles jonnis tegelikult head on? Jonn on tegelikult märk sellest, et on info üleküllus ja sel hetkel on tekkinud mugavustsoon, millest ei taheta välja minna. Kui palju on see terve mugavustsoon? See terve mugavustsoon on tegelikult okei siis, kui sa oled saanud uued mustrid ja sa tegeled nende mustrite sissetöötamisega. Aga seda suudad ainult sina ise ära tunda, kas sul on vaja uut informatsiooni või sul on vaja olla mingi aeg selles informatsioonis, selles uues mustris, et sa saaksid edasi areneda. See on taaskord see arengupsühholoogia trepid, eks ole, mida me räägime tihtipeale, et selleks, et järgmisele edasi minna, tuleb vahepealt vana ära lõhkuda, et saada momentum, et visata ennast järgmisele tasemele. Seesama jonn, kui me vaatame lapse arengut, ongi seesama arengu eesmärk. Nii nagu meil eripedagoogika õpetaja Pille Kriisa ütles, et kui laps ühel hetkel õiges vanuses avastab enda jaoks jonni, jess, kingi talle tort. Ta on selle auga ära teeninud, ta on arengu eesmärgi saavutanud. Et piltlikult selles mõttes, et kuidas sa annad lapsele kogu aeg torti ja torti ja torti. Ja nende premeerimistega on ju ka tegelikult see, et preemia on hea, aga kui inimene hakkab tegema asju, laps või täiskasvanu, ainuüksi selleks, et nüüd saada see preemia, siis see muutub iseenesest juba sõltuvuseks. Seega tuleb õigel hetkel õige kogus. Ja mitte see õige, mida keegi meile eelnevalt on ette öelnud, vaid just nimelt see õige, mis on selles kohaloleku hetkes õige, mis on parim arengu järgi, mis on parim selle olukorra edasise arengu parim. Ma olen korduvalt rääkinud, et hea ja vale, kuri
ja õige. Need on hinnangud. Jah, kristlik maailm võib öelda, et on olemas ka üdini kuri, aga kui me astume korraks Gravetta ideede juurde, siis tegelikult vaatamata sellele, et ta on üks kõige võimsamaid energeetilisi egregoreid, kõige selle maa valitseja, siis tema lepingud eeldasid valitsejatelt just nimelt rahva hoidmist, heaolu tõstmist, mitte selleks, et ta oleks hirmus selline hea olnud, vaid selleks, et see oli selles olukorras parim, et tema saaks endale vajalik. Aga ta ei võtnud seda nii nagu praegu need jüngrid, kes on laubaga vastu seina, vaid need suured rahad, mida ta maailma arendamiseks suunas, läksid nüüd nende jüngrite tasku ja tegelikult veel võeti inimestelt ka. Ehk siis hea idee, hea või selline nojah, hea idee, eks ole, on hea ainult selle piirini, kus kohas see on, ütleme, hea kõigile. Aga jälle hea või halb. Need on hinnangud. Need olukorrad lihtsalt olid. Need olukorrad lihtsalt on. Meie asi on olla hetkes ja luua nendes hetkedes parim võimalik endale kasulik muster, mis on just nimelt meist sõltuv. Me ei hakka enda alluvusse panema teiste inimeste vaba valikut. Vaba valik on iga olendi õigus, allika poolt saadud õigus. See, kui keegi otsustab, et ta tahab, et ta saab meie vajadustesse panustada, suurepärane. Kuid see ei tohi mitte kunagi tulla tema enda vajaduste arvelt. Kuidas sa teed inimesele selgeks, kellel on krooniline vajadus teenida teist inimest? Ma ei ole hea inimene, kui ma ei teeni teist. Tegelikult siin saabki ainult natuke julmalt seda asja lahendada. See tähendab faktide lauale panekut. Ja minul on väga hea, kui sa mulle kõike seda teed, aga sa teed seda iseenda arvel. Seega, see on lubamatu. Ma ei taha seda, mida sa teed enda arvelt. Ja kui me läheme selleni, et me saame, mitte me ei pea, siis laheneb ka tegelikult see, et keegi või alustame siis iseendast, teeks midagi enda arvelt. Ma saan sind toetada ja ma teen seda. Ma ei pea seda tegema,
aga mul endal on piisavalt ja ma saan anda. Sama käib armastuse, intiimsuse, kõige muu suhtes. Ehk siis esimene vajadus tuleb täita iseenda sees. Me ei müü ennast, enda keha selleks, et saada turvatunnet. Me saame jagada enda keha, kuid selleks, kui me oleme iseenda sees oma turvalisuse leidnud, peab see teine inimene olema samamoodi turvaline iseenda sees, et see täiendaks meie turvalisust. Mitte see, et vot minul endal on selline ebakindel olek ja siis tuleb teine inimene ja nüüd ma tunnen ennast turvaliselt ja hoitud. See on albuse vastuvõtmine. Eelnevalt peab see turvalisus tekkima sinu enda sees. Loomulikult, et mõista, mida see turvalisus endast tegelikult tähendab, nii nagu ma alguses ütlesin, anna ajule käsklus mõista. Ja siis lase lahti. Ära tee mingeid ajugümnastikaid sellepärast, et issand, ma ei saa sellest aru. Kuidas ma ikka sellest aru saan? Ma luban endal mõista iga oma keharakuga, mida tähendab turvalisus, armastus, hoitus. Kõik, mis seda takistab, kustutan nüüd ja praegu Godzillion korda. Right, wrong, good, bad, both, all night shots, boys and beyonds. Siia lõppu siis käis Access Consciousnessi kustutuslause, mis energeetiliselt vabastab, sulatab ära kõik need takistused, mis seisavad sinu mõistmisvõime ja juba taipamise vahel. Aga tänaseks ma lõpetan. On peaaegu tund aega täis saanud ja tõesti soovitan teil püsida hetkes, mitte selles, et ma pean nüüd igat väiksemat rohulible kasvamist endast tundma. Ei, sa oled hetkes ja tajud just neid asju, mis on sel hetkel sinu jaoks olulised. See on lubamine. Ei ole vaja tahta teada ja tunda kõike. See on üle mõistuse suur infohulk, mida sa hakkad siis vastu võtma. Sul on vaja olla hetkes, siin ja praegu. Kui mingi olukord tekib ja samas meenub minevikust mingi teine olukord, siis vaata neid kahte olukorda. Esmaseks muidugi võta nüüd see, mis sul päriselt ees on ja siis võta kõrvale see mineviku olukord. Lihtsalt selleks, et näha paralleele. Seejärel mõista, mida sa tegelikult selle olukorra genereerimise juures endale vajad. Selliste sõnadega täna lõpetan. Olge kaitstud ja hoitud oma enda südameväes. Kohtume uuel pühapäeval.